tere, head HC naised ja me oleme eetris. Natuke võttis aega, alati on viperusi. Me oleme väga ägedas stuudios. Viga ei ole üldse stuudios, et me eetris ei ole. Viga on võib-olla, ärme vigu isegi otsi, aga tere sulle, ükskõik mis ajal sa meid ka siis näiteks järele vaatad. HC on siis Helina ja Kadrin ja naised, kõik, meil on täna siin terve hulk naisi teile reas ootamas all, kes tulevad meile stuudiosse ja sina, kes sa oled seal teisel pool seda ekraani oma telefonis, oled ka see naine, ma usun, kes tahab enda eest hoolitseda, teha seda lihtsalt, lõbusalt ja tasuvalt ja see ongi see, millega me siin tegeleme, me jagame neid nippe, nõuandeid, soovitusi, sest see iludžungel on muidu, ma ütleks, täiesti läbimatu ja sa ei saa sealt seda mõnusat minekut läbi selle džungli, sa jääd kinni sinna ja sa ei saa tulemust, aga meie toetame sind selle džungli läbimisel ja selleks on meil juba oleme koostööd teinudki siis Oriflame'i brändiga juba 28 aastat ja meil on täna äärmiselt hea meel, et meiega siin samas stuudios on ka Oriflame Eesti tegevjuht Karin Koolupäev. Ja Karini käest kohe ka siis küsimegi seda, et Oriflame'i tooted on head, seda me kõik teame. Aga need on saanud ka erinevatel konkurssidel auhindu. Et Karin, räägi meile sellest lähemalt, milline see praegune aasta siis on olnud? Ja, ennem kui alustada rääkimist sellest aastast, siis kerime tagasi ja võime öelda seda, et minu ajalugu Oriflame'iga on 5 aastat ja kõik need 5 aastat me oleme esitanud, nüüd läheb juba 6 aasta ja juba on esitatud 2026 ka, et kõik aastad, mis me oleme esitanud tooteid sinna Anne ja Stiili ja Buduaari iluauhindadele, me oleme alati tulnud koju diplomitega. Ja see protsent, et mida me oleme nii-öelda esitatud tooted versus diplomid, on olnud selline 70–90, ehk mina arvan, et väga hea protsent. Et ei arva ainult meie, kes me siin Oriflame'i sees oleme, et meil on head tooted, vaid ka väljaspoolt on see tunnustus. Ja ma arvan, et see aasta oli väga edukas. Meil oli lausa 9 diplomit ja mina ütlen, et see aasta oli Velosophy aasta. Et noppisime siis Velosophy nahahooldusega korralikult diplomeid, kes pole veel proovinud. Tegemist on siis sensoorse nahahooldusega, väga hea. Selles mõttes, et aitab maandada pingeid, et pingeid meil kõigil on siin ja nagu tänane näitas, siis neid võib ka ootamatult tulla. Ja Velosophy puhul siis ka meie juuksed, nahk ja küüned ja ma toonitan sõna nahk, sellepärast et meie nii-öelda küüned ja juuksed vitamiinid said väikese uuenduse ja tuli ka juurde sõna nahk ja kohe sai ka tunnustuse ja teisalt siis ka meie prebiotiline kiudainejook toodi välja. Prebiotikumid, probiotikumid, postbiotikumid, et keeruline maailm, aga siis prebiotikumide näol on tegemist toiduga nendele headele bakteritele, kes meie soolestikus elavad. Nii et need ka tunnustust leidsid. Nii et tõeline Velosophy aasta, aga üks erand, üks hea uus toode, uus vana toode jälle võib öelda, meie Novage Plussi C-vitamiini kapslid tegid läbi uuenduskuuri ja läksid siis võimsamaks ja nii-öelda kapseldunumaks, võib öelda, ja kohe ka leidsid tunnustust ja kes siis ikkagi hoolib sellest, et nahk säraks, oleks ühtlase jumega ja mõnusalt C-vitamiiniga rikastatud, siis C-vitamiini kapslid said ka ära mainitud iluauhindadel koheselt. Nii et tegemist on siis kapseldatud tootega, mis tähendab seda, et kõik need head asjad
on nii kaua seal kapslis kinni, kuni nad sinu nahale jõuavad, nii et ma arvan, et need, kes iluauhindu välja annavad, teavad, mis on hea, nii et ei jõudnud veel turule tulla, kui juba olid auhinnad käes, nii et hoiame pöidlaid. Iluauhinnad on tulemas, Anne Stiili oma jaanuarikuus ja Boudoir tavaliselt märtsis. Tooted on esitatud, mina tean, mis on esitatud, nii et ma loodan, et täpselt aasta pärast või isegi võib-olla varem siis saame teada, mis on siis uued tooted ja räägime nendest, nii et jah, et oleme uhked. Jaa, väga tore. Ja nüüd ennem kui me läheme edasi, sulle väike sõnum, kes sa meid vaatad. Meil oli sulle üleskutse, et kui sa osaled meie show'l ja teed endast pildi ja saadad, nii et sul on veel pool tunnikest aega saata see pilt, sest allkorrusel on meil žürii, kes valib siis särtsakama osaleja, auhinnad on meil head, nii et saada see pilt meile HC Naised Messengeris. Ja ära siia alla pane, sest siis siia sa ei tule, aga Messengeris saada. Ja veel meil on siis täna ka selline loosi tootesadu, nii et kirjuta oma kommentaar. Me oleme küll eetris täna nüüd hiljem, kui me lubasime eetrisse jõuda, aga kui sa oled meiega, anna teada, kus sa oled, kes sa oled ja miks sa meid vaatad. Ja nende ikka, kes kirjutavad, nende vahel me ka loosime. Ja muide, loosi läheb ka üks siis Boudoiri ilulemmik 2025, mille sa leiad kataloogist. Leheküljelt 63 on siis Jordani Gold Iconic Satin huulepulk. Väga ilus toon, umbes selline nagu siin kataloogis. Nii et see läheb loosi ja nende vahel, kes te kiiresti siin kribate, me jälgime ka teie kommentaare, nii et anna endast märku ja loosiõnn selle huulepulgaga võib tulla kohe varsti sinuni. Nii, aga ilu algab seestpoolt ja Karin mainis ka siin meil veel Lossofi tooteid ja see ongi selline uuema aja lähenemine. Aga mina julgeks öelda, et see ei ole veel kõikideni jõudnud. Kõik veel seda ilu seestpoolt ei oska võib-olla enda jaoks leida, ei oska väärtustada. Sellest me kindlasti räägime uuel aastal ka ikka ja jälle. Aga Oriflame'i teatakse nahahoolduse poolest. Oriflame alustas siis 58 aastat tagasi just nahahoolduse toodetega ja ta on püsinud siis kõik need aastad just selles kategoorias väga esirinnas. Ja meil on täna siin ka meiega Ester, kes siis on meie ema, aga mitte sellepärast ta ei ole siin, vaid vaid ta on siin sellepärast, et tema siis tõesti oli selline naine, kes esimesel päeval, kui Oriflame oma uksed lahti tegi, astus sealt uksest sisse ja räägi, mis sind sinna sisse tõi siis? Miks sa tulid või miks sa läksid sealt uksest sisse? Tere kõigile! Ikka uudishimust. Et mind on nagu see saatnud ikka siiamaani, kuigi ma nüüd, mis meil oli nüüd 28 või aastat olen siis nagu Oriflame'i tooteid fännanud, aga uudishimu ei ole ikka kadunud. Ja vahepeal ma ütlen, et kuna meil on naised all, siis Katrin võib hakata trepist üles tulema. Nii, ja väga tore, et meil tuleb aga kogu aeg juurde siis uusi fänne, aga siis mina olin küll üle 50-aastane, aga kosmeetikast ausalt öeldes ei teadnud ma midagi. Ja kui meesterahvas soovitas mulle, Oriflame ütles, et see on põhjamaine, siis ma mõtlesin, no mis siis ikka, aga tegelikult tuli välja, et põhjamaist kosmeetikat me peame Eesti naised kasutama, kuna meie kliima on selline. Ja mina olin usaldanud kosmeetikut, olin juhuslikku kosmeetikat kasutanud ja olin oma näonaha täiesti, kuidas see on, noored ütlevad, pekki keeranud. ja kui ma hakkasin ise
tudeerima, sellepärast, et kõige tähtsam on ise asjadest aru saada. Kui sa lihtsalt kuulad üht ja kuulad teist, nagu ma praegu kuulen inimeste käest, oi, see soovitas mulle seda, see soovitas mulle teist asja, siis mina lihtsalt kuidagi klammerdusin selle põhjamaise kosmeetika külge, sellepärast, et ma võtsin raamatud ette ja lugesin, et põhjamaine kosmeetika sobib meile. Miks? Sellepärast, et me ei ole õrnanahalised, kuigi me naised, oleme Eesti naised väga tugevad, aga õrnade nahkadega ja seda oma õrna nahka, kuperooset, punetavat nahka sain ma üpris kiiresti turgutatud, kuna ma ise tudeerisin ja kasutasin siis neid Oriflame tooted. Meil oli Royal Velvet sari ja see on praegugi, ta on mitu korda uuenenud. Paljude lemmik on praegu. Üks minu sugulane Kohtla-Järvelt õpetaja, kes ütleb, et tema siiamaani kasutab, kuigi mina olen võtnud Novitši, ma olen läinud sammud edasi. Aga samamoodi oleks võinud jääda ka selle juurde, nii et selles on asi, et usalda, ole järjekindel, tee endale ja võib-olla ma ütlen veel vahele, et tegelikult mida meie võib-olla kõrvalt nägime, mis aitas väga paljusid naisi, oli ka see, et saaksid organiseerima koolitusi. Ja, et see, mis ma ise õppisin, seda ma andsin teistele edasi ja see on minule siiamaani jäänud. Ma praegu kutsun naisi üles, me saame kokku, ma saan oma klassiõdedega, ma saan oma poole nooremate naistega kokku ja annan neile edasi neid oma teadmisi, mida ma ise olin nagu uurinud ja puurinud ja enda peal siis hakanud, ma ei ütleks katsetama. Ma usaldasin juba ja ma usaldan siiamaani ja ma ütleks, et tõesti, see on järjekindlus, usaldus, järjekindlus on need asjad, mida meie Eesti naised võiksid. Meil on nii palju praegu võimalusi, praegu on nii palju tooteid turul ja inimesed on nii segaduses. Aga võtame nagu asja rahulikult, mõtleme läbi asjad iseenda jaoks. Ja kuula meid ka, mis me siin räägime, sest see on see, mis ka teeb sinu elu lihtsamaks. Loomulikult ja selles ongi asi, et ma kuulan alati. Ja. Ma olen esimene, kes teisipäevastel laividel kuulan. Just. Täpselt nii on ja täna tõesti on Novage kindlasti see, mis on nagu ikkagi nahahoolduse lipulaev ja me kutsume, vahetame meie külalisi. Katrin on meil ka siin või? Noorem tüdruk tuleb. Natuke noorem. et mis see Novage siis on? Mis sa, Karin, ütleksid? Mis sinu jaoks Novage on? Minu jaoks Novage on tehnoloogiline, nahahoolduse tehnoloogiline lipulaev, võiks öelda. Ja minu jaoks Novage on turvaline, et mina isiklikult hindan nahahooldustoodetes eelkõige turvalisust ja turvalisus väljendub selles, et neid tooteid on testitud ja mitte ainult testitud nii, et kas mulle meeldib või ei meeldi, vaid ikkagi ma olen seda korrutanud ka hästi palju oma koolitustes, et see kliiniline testimine on tänapäeval ikkagi ka sõel, mis eristab ettevõtted ettevõtetest. Ja seda võivad endale lubada või tahavad lubada, võib-olla mitte nii paljud, aga kui mina valin endale tooteid, siis ma ikkagi eelkõige vaatan seda, et turvalisust ja seda eetilisust, mis selle toote taga on ja mina võin täiesti südamest öelda, et Novage'i puhul ma seda usaldan ja olles ise ka käinud, siis täna seal laboris ja näinud, kuidas neid tooteid arendatakse ja tehakse ja testitakse ja välja mõeldakse, siis see on minu usaldust veel suurendanud, nii et eelkõige nahahoolduses peab olema sul usaldus selle toote vastu. Absoluutselt. Ja meil on siin liitunud meiega Katrin Ida-Virumaalt ja sa oled ka Novage'i proovinud, ma saan nii aru. See vastab tõele, et juhtus nii, et täpselt 2 aastat tagasi detsembrikuus lihtsalt juhuse tahtel kolleeg soovitas
alguses soetasin endale Skin Reliefist siis selle näopuhastusvahu ja seerumi, aga ta kohe alguses tegelikult ütles, et terve komplekt on vaja endale soetada. Muide, see sinu kolleeg tuleb meil ka täna siia stuudios. Ja, nii on. Ta on täiesti olemas siin. Et selles mõttes, eks mina olen ka pigem olnud selline klient, et ma ei usalda ja ma proovisin ja siis ma sain aru, et kui asju teha, siis ikkagi 100% ja siis paar nädalat hiljem ma tegin jõulukingiks endale siis selle terve komplekti. Väga hea point teha endale jõulukink, ma arvan, mis me võime siit Katrini jutust noppida. Ja et iseendale kingituste tegemine on alati selline tore ja rõõm ja tänu sellele 2 aastat hiljem enamus näoprobleeme, punetav nahk, mingisugust kortsukesed väiksed, kuigi sellises vanuses vist ei ole see. Mis su vanus on siis? 26. Ehk siis sellised naerukurrud asjad on tulemas, aga tegelikult on näha, et need on silunud ja näedki välja nooruslik ja tänaseks ma olen veel veidi kaalust alla võtnud ja tervislikult toitunud, ehk siis kõik see tegelikult toetab seda näonahka samuti. Nii et Jano, kui me sulle siin näkku vaatame, siis imeline. Et väga lahe. Ja oled sa siiani siis selle sama sarja juurde, selle sama Skin Reliefi juurde jäänud või sest Novage'is on mitu erinevat, eks ole, valikut? Et... Ja Novage'is ma olen lihtsalt praegu vahetanud just, et kuna talv on ja selline külm tuul ja niiske, eks siis ma olen lihtsalt vahetanud kreemi välja, et oleks ikkagi natuke tummisem ja niisutavam, aga muidu jah, just, ikkagi tegelikult seda Novage komplekti sa saad endale ju täitsa tänasel päeval ise ka kokku panna, eks ju, et validagi, kas sa tahad siis kergemat kreemi, tummisemat kreemi, nii et väga õigel teel oled, aga sul on hea nõustaja ka, on ju? Ikka. Aitäh sulle, Katrin! Nii et tõesti, ma usun, et siis meie vaatajad ka siin julgevad usaldada uuel aastal ka kindlasti seda Novage'i. Ja vahepeal ütlen teile ka ikkagi, kallid naised, kes te vaatate, kommenteerige ka, sest me tahame siin anda auhindu välja, aga ainult vaatamisest ei piisa, et võta kätte ja ära ole liiga laisk, pane oma väike kommentaar ka siia alla, on ju. Niimoodi, et me jälgime neid kommentaare. Aga aitäh sulle, Katrin, ja teeme väikese ülevaate selle käesoleva iluaasta sündmustest. Ja me alustasime aastat raamatuklubiga. Miks? Sest HC naised on ikkagi eluga kursis. Mitte ainult ilueluga, vaid selles mõttes selle iluga võib-olla nagu laiemalt. Ja meie jaoks sinna kindlasti kuulub ka raamat. Ja on ju käesoleval aastal siis möödunud 500 aastat eestikeelse raamatu sünnist ja meie Kadriniga siis ei ole siin ka niisama mutid, vaid oleme ikkagi kirjutanud iluõpiku. Ja selle iluõpiku nimeks on Sina ja muide ka selle Sina me tahame täna välja loosida. Ja kui meil altnaised keegi toob selle Sinaga meile siia üles, see on seal minu Sina kotis, siis me saame seda näidata ka. Aga Kadrin, miks me selle kirjutasime? No tõesti, väga hea point. Tere kõikidele, kellega pole ammu siin HC naiste kanalil kohtunud, ma ei ole kusagile kadunud, siin aeg-ajalt hakkad mind ikka endiselt nägema. Aga miks me kirjutasime raamatu Sina ehk särav ilus naine alati? Minul tegelikult esialgu oli mõte, et kirjutada sellise pealkirjaga nagu normaalne naine. Ehk et ma hakkasin nägema ja tõesti võib-olla see tuligi selline 5 aastat tagasi, et oli naisi, kes siis nagu võib-olla endale nagu nii palju tähelepanu ei pööranud. Ma ütlen vahepeal, et Lii võib meil koos raamatuga üles tulla. Et kes endale tähelepanu ei pööranud, kui need siis, kes tegelikult üle hoolitsesid ja raamat Sina, ma siiski julgengi kutsuda seda nagu selliseks normaalse naise, ta ei ole selles mõttes käsiraamat, et ta annab mõtteainet, sest mina ei usu sellesse, et keegi täpselt ütleb, et söö seda ja tee seda, aga siin on nagu selline
iseendale checklist, et kuidas olla särav, ilus naine alati. Ehk et raamatu nimeks ei saanud siis normaalne naine, vaid sina ehk et see särav, ilus naine alati. Ja just nimelt see alati, sellepärast et ma tihti näen inimesi, kes ainult nagu pidulikeks puhkudeks ennast nii-öelda teevad, ma ei ütle, et meik peab olema, aga et nagu hoolitsevad enda eest ja löövad lille. Mina isiklikult usun, et see ongi ka sealt kodust, eks ju, või raamatust, või et selles mõttes, et sa nagu kogu aeg tegelikult ikkagi, sa ei saa olla see tuust kodus ja siis nii-öelda see tuhkatriinu lugu, eks ju, et sa korra jõuad ainult pallile ja kell 12 lööb ja kukud tagasi, et selles mõttes on see Sina raamat just nimelt see, mis aitab, mida ma isegi ausalt öeldes, nii naljakas kui see ei ole, me oleme selle välja andsime, mul tulid Facebookis 3, mul tulid Facebookis, mul on omad kurvad sündmused, mille järgi ma saan seda arvet pidada, aga 3 aastat tagasi, 21. detsembril, kui me tegime Viru Kaubanduskeskuses oli Rahvaraamat, Rahvaraamatus tegime esitlust ja see võib-olla, et ja väga tihti on ka see, et sa võtadki sellega ise, eks ole, ma räägin iseendast, see ei ole AI kirjutatud raamat sisse, ChatGPT ei olnud selles mõttes teemakohane veel niivõrd. Et siin on otseses mõttes meie kogemused ja mõtted, mida me oleme ise läbi kogenud, aga ka endale vahel tuleb aeg-ajalt meenutada, et hoida ennast pidevalt selles heas rattas, kas või praegu jõuluajal, kui nii paljud ütlevad, jooksevad ringi ja hoiavad pead kinni ja kuhu see pidu ja see ja siis ma pean sellele kingid ja see ja siis ma ühe käest küsin, aga kas sa pead? Ei noh, aga ma ju pean, aga kui see endale sulle ikkagi nii, kui sa ei ole seda lahti mõtestanud ja see sulle endale nii suurt stressi valmistab, siis järelikult ei pea, sest mitte keegi ei taha sind selle ilusa jõululaua taga näha, kuidas sa oled närvis, naha eest sa pole hoolt kandnud ära aetud, võib-olla oled ka siis vihane ja ärritunud, eks ole, et keegi seda ei taha ja just see raamat Sina kui siis HC naised, mis see meie point on olnud tegelikult me Elinaga oleme, ütleme niimoodi, see HC naised formuleerus küll mingi, ütleme 10-15 aastat nüüd tagasi, aga me oleme seda teinud 25+ aastat, et vahel on mõned naised vajavad rohkem toetust, teised vähem, eks ju, aga et meie oleme olnud need siis, kes oleme aidanud või püüdnud vähemalt olla sinu jaoks nii-öelda olemas, mitte kuulutada seda ainutõde, eks ju, ja me ei ole sellised nii-öelda influencerid ja Instagrammerid, kes siis võib-olla korra midagi proovid ja ütled, vot see on hea või lehvitan mingisuguse pudeliga või nagu Karin rääkis siin meie nii-öelda hero toodetest, eks ju, Oriflame'is või Wellnessist, et korra hoian pakki käes, ei, vaid et eladagi ka seda elustiili, sest väga paljud ka panevad näiteks, ma ei tea, netikommentaarides või mingite toodete osas, et no kas see siis toimib või mis imetoodet, imetooteid ei ole olemas. Aga kui neid kasutada ja õieti kasutada ja nii nagu Katringi, kes meil just ju kõneles siin, et kogu see kompott, see kombo kokku, kui sa ikka üldse et see, et me vaatame, et ainult mingi näonahk oleks ilus, et selles mõttes see raamat Sina ongi täpselt see ja kui sa tahad seda lihtsalt läbi lugeda, siis on jah see tunniaja, aga see ongi see, et iga päev võib-olla võtad mingisuguse ühe mõtte. Ja meilega on siin liitunud Lii. Lii on ka olnud kaua meiega ja Lii on seda raamatut lugenud. Võta mikrofon ka, Lii. Ja mis sinule sealt siis nagu, on sulle midagi meelde jäänud, oled sa midagi proovinud? Räägi. Minu meelest see üldiselt tundub mulle et see Sina on lihtne. See kuidagi tundub lihtne ja seal kõlab läbi see järjepidevus, et kõik, mis sa teed, see on järjepidev ja siis ta annab sulle selle tulemuse ja veel, mis mulle meeldis see, et sa pead kuidagi ennast leidma, et see sinu enda stiil on tegelikult kõige parem, et ei ole nii, et sa pead teiste järgi olema
et hästi lihtne ja vaatad, sa pead kuidagi aru saama, mis sulle endale sobib, et leia see iseennast. Et seda sa leidsid sealt? Jaa, kuidagi andis kindluse, et ma olen õigel teel ja pluss need nipid seal, see kehatehnikad näiteks, mis mind kõnetavad ja siiamaani ma teen neid Elina juhendamisel näiteks. Muidugi need sooganid on ka, soogan tehnika ja järjepidevus näohoolduses tegelikult annab tulemuse minu meelest. Ja sinna juurde, need meiginipid, need on niisugused ka, mina vanasti ei meikinud väga. Aga tänu sellele, et ma siin need nipid olen selgeks saanud ja tundubki väga lihtne kõik. Vanasti ma mõtlesin, et ma pean minema kuskile, et keegi maalib mul näo pähe, eks ole. Vanasti oligi, ma mäletan, et sõbrannad võtsid mind kinni enne, kui peole läksime ja siis tegid midagi. Aga nüüd ma täitsa vabalt. Hommikul näiteks enne tööle minekut ma lihtsalt peegli ees, kõigepealt see näohooldus ja kõik tuleb see 2 minutit, eks ole, ja see lähebki nagu lennates. Ma ei oska väga mikrofoni rääkida, pole harjunud. No meil on siin alati, saab ka seda harjutada. Ja, tõepoolest ma olen siin igasuguseid asju juba harjutanud, et kogu aeg lükatakse kusagile tanki ja siis hakka tegutsema. See on ju hea. Ja, on küll tegelikult. Et teiega on nii lihtne, ütlen ma. No nii, aitäh sulle, Liia. Ütlen teile veel, kallid naised, jälle, kes te meid vaatate oma kodudes, kirjuta meile kommentaare, küsimusi, ka nii, et teie, kes te kommenteerite, teie vahel me loosime. Nii, siis me vaatame iluaasta sündmuseid edasi ja me tähistasime naistepäeva Solarise kinos. Ja seda koos uue parfüümi lansseeringuga nagu Love Potion Cherry on the Top. See on ka üks vist Kadrini lemmik. Vahepeal võid Sirje ka üles tulla. No täpselt see Love Potion Cherry on the Top, see lihtsalt on selline parfüüm, mis tegelikult ma julgen öelda, et see meeldib kõigile. Kui ma teda olen niimoodi kandnud, siis inimestes tekitab, see on lõhn, mis ei jäta sind külmaks ja eriti mulle meeldib seda lõhna veel päriselt nagu kanda iseenda jaoks ja õhtul isegi kodus üksinda. Nii lahe oli, kui mul tuligi poeg oma pruudiga üks päev ja siis ta ütles, et kui hästi siin lõhnab. Ma ütlesin, ma just lõhnastasin. Ja üksi, et selles mõttes see ei peagi olema, et sa lõhnastad ainult nagu välja minekuks, teiste jaoks. Parfüümid on sinu enda jaoks ja see Love Potion Cherry on the Top, no see sobib lihtsalt ideaalselt praegusesse, kui tuleb nüüd soomekeelsed sõnad, tunnelmasse. Ma olen viimasel ajal lihtsalt pole 35 aasta jooksul nii palju kordi Soomes käinud kui viimase 2 kuu jooksul. Nii et, aga tõesti sellise jõulu ja talve. See tunnelma on hea sõna, see on nagu selline olustik või kõik aga see. Seda ei saagi nagu eesti keelde nii hästi. Seda ei saa, nii et see ongi see tunnelma ja soomlased on meie väga head sõbrad. Ma arvan, ma ei räägi mitte nagu isiklikud sõbrad, aga ma arvan, me olemegi need sõprusrahvused ikkagi nagu igas mõttes, eks ju, ja soomekeelsed sõnad vahel on tõesti, et meie keeled on küll nii sarnased, aga väga selles mõttes nii-öelda täiustavad teineteist. Aga et seda lõhna ma tõesti soovitaks sul ostagi iseenda jaoks ja kanna seda endale peale igal ajal. Kui mõni küsib, et milline on õhtulõhn, milline see, ja ma tean, et Oriflamil on kõik igasugused klassifikatsioonid, aga mina ei usu piiridesse. Mina ei usu nendesse piiridesse, et vot sulle sobib sulle see, aga Love Potion Cherry on the Top sobib kõigile. Ja kas ma nägin seda õieti, mul olid just võtmata need südamed, see Oriflami programm, mida ma ei ole väga süvenenud, siis selle sai lausa, kellel oli kogutud kas 800 südant või oli 500. Vaadake järele. Love Potion Cherry on the Top võis saada just selle nii-öelda eri veel, aga on teda ka kindlasti
nii-öelda kataloogi pakkumises ka. Muide, kataloogis tahtsingi just siit vaadata, issand, ma olin endale kirja pannud, ta on selle karbi sees praegu. Ta on praegu kinke. Karbis lehekülg 13 ja olin ma täitsa endale mõistliku kirjutanud. hinnaga kinkekarbis. Et kinkekarbis koos siis kätekreemiga, nii et tõesti saad teha endale mõnusa ja mina kingituse. tahan lisada siia, et Sina tahad seda? mul on see õnneks juba. Mina tahan siia lisada seda, et kui me ei uskunud parfüümide puhul, et Oriflame on top of the top ka parfüümimaailmas, siis see kirstordil sõna otseses mõttes oli cherry on top, sellepärast et see kirsilõhn maailmas hakkas nii-öelda möllama eelmise aasta lõppude poolest, eelmisest aastast ja mul on hea meel teatada, et selle parfüümi on teinud täpselt seesama inimene, kes on teinud Tom Fordi väga kuulsa cherry parfüümi. Maksab mingi 300 euri. pluss euri. Nii et tegemist on, kui te ei usu, guugeldake, tänapäeva maailmas on lihtne, mingeid valesid tõdeseid ei saa kuskil kaamera ees öelda, alati saab inimene minna ja guugeldada, siis tõesti tegemist on täpselt samade parfümeeridega ja hinnavahe on, ütleme nii, et katastroofiline. Jah, ta ei ole isegi 10 korda, ta on isegi rohkem ja tegelikult see point on alati olnud Oriflame'i kui Oriflame hakkas ka kasutama või nii-öelda nagu eriti nii-öelda tõhusalt just neid maailma parfümeere, keda siis tõesti on selline käputäis paarkümmend, siis ma mäletan ühel Oriflame'i konverentsil, kui siis kes lõhna Marcel looja ja selle käigus siis, mis oli Oriflame'i lõhnavalikus ka kunagi, et just nimelt öeldigi, et võib-olla need sarnasused tulevadki sellest, et mida see parfümeer et ta võib-olla loobki Oriflame'ile, eks ju, Tom Fordile ja võib-olla veel kellegile, mitte et ta tahaks teha copy-paste, aga see ongi nii-öelda see tema, eks ole, käekiri, et selle järgi sai ka väga hästi, nagu et mõni ütleski, et see tundub nagu see lõhn, need ei ole selles mõttes nagu, aga et see ongi see, et või kui näiteks tordimeistritki või mis iganes, et ühe käekirjaga, aga see on kindel soovitus, mida praegu peab endale hankima. Aga seda me praegu välja ei loosi, seda sa saad ise sealt hankida. Aga... Või südametega. Või südametega, jaa, siin mõni juba kirjutas, et südamete järgi. Ja võib-olla teeme selle loosiratta lahti ja ma võtan endale siis selle õiguse siit esimese sellise kommentaari, mis minule siit silma jäi. Ja see on meil Marje Saaremaalt, tere tublid naised ja ka sellisest kommentaarist täitsa piisab ja Marjele läheb see Buduari lemmik huulepulk Jordani sarjast teele, nii et esimene kink läheb teele, siis kirjutage kommentaare, raamat Sina hakkab kohe varsti siit teele minema ja muide, kas te mäletate, kes mäletab ja kes käis vaatamas siis meie filmishow'd, mis filmi me vaatasime, ma vist ei öelnud seda, eks ju. Aga meil on siin meiega liitunud Sirje. Sirjakene võta mikrofon ka ja ma tean, et Sirje oli seal üks sellistest meie alati abilistest, kes seal kingikotte pakkis, eks ju. Nüüd ma viskan sind täiesti vette, sa ei tea, mis ma küsin, aga võib-olla ma küsin siis ikkagi niimoodi. Ja, et miks sa oled väga palju aastaid meiega olnud, miks sa oled meiega? No siin klubis hakkas minu teise mina elu ja see on väga põnev olnud selle pärast. Mis see tähendab? No meis on alati 2 mina ja üks on see, mida me nagu julgeme näidata ja teine on see, kes me tegelikult oleme. Ja vaat siin klubis mina õpin oma tegelikku mina tundma. Et päris lahe kuju on. No näed sa, siis said endaga tuttavaks rohkem. Ja, ma soovitan kõigile. Just. Ja sa oled ka meil alati kõikidel sündmustel, üritustel kohal, olgu see siis ekraani taga või ekraanil. Nii et, aga küsime sinu käest ka seda, et mis on sinu lemmiktoode Oriflame'i valikust? No minu jaoks on tähtis heaolu ehk wellness back ja sinna meeskonda on nüüd lisandunud kollageen, et see on väga võimas kombo ja see paneb elama.
Jaa, tõesti. Ja Sirje meil elab täiega selles, ei ole üldse kahtlustki. Aitäh sulle, Sirje. Kadrin keerab meie siit natukene programmi edasi siis. Ja vahepeal siis meil on all žürii. Meenutan teile veel, et naised, nüüd veel viimane hetk saata oma pildid. Meil on žürii esinaine Ingrid Ärm seal all vastutamas. Ja alumine žürii, te võite ka vabalt nüüd valida kommentaarid, kellele te tahate ja miks anda raamatu sina. Nii et vaadake välja ja tulge öelge mulle. Niimoodi, aga mis meil siis edasi toimus? Me jätkasime aprillis klubi kohtumistega, kirjutavate naistega. Meil on külas käinud Jana Paulmann sellise huvitava raamatuga nagu Kui naine armastab meest. Avameelsed kirjad mehele. Meil on külas käinud Inga Raitar. Inga Raitar on kirjutanud mega palju raamatuid ja mega häid raamatuid. Kertu Rakke, väga põnev stsenarist, kirjanik, mida iganes, imeline naine. Doris Kareva, luuletaja, Eesti tuntuim luuletaja, ka võib-olla maailmas just Eestit esindav luuletaja, ka imeline naine, kes on ka väga pikalt juba kasutanud Oriflame tooteid. Me pidasime suvel klubipidu loomulikult jälle raamatute keskel Literaadis. Ja mis me oleme seal klubis siis teinud, aga enne seda veel kutsume üles Malle. Ja klubis oleme me rääkinud Sogan facelift tehnikast, mida Kadrin meil esindab. Me oleme rääkinud ka gua sha tehnikast ja meil on ka siuke mõnus rullik ja muide, rullik läheb ka loosi. Meie alumine žürii tegutseb, nii et naised mõelge all korrusel, kellele te tahate selle hea näoldusrulliku kingi saata. Valige välja, tooge mulle tulemused. Siis on meil olnud kodune fitness, meil on olnud temaatilised kõnniloengud mõttetoiduks. Niši hommikurutiin, ma arvan, on saanud juba paljude HC naiste selliseks heaks alguseks päevale. Venitused Shindo tunnis käivad ka nii Lii, Sirje, kes meil siin olid, Kadrin on suur fänn. Uuel aastal võid sina ka liituda, kui tahad. Ja kõik see, mida naised veel vajavad lisaks toodetele ja muide meil oli ka ilureis Stockholmi Oriflame'i esindusse, kus me nägime ära kõik uudised, tegelikult kõik see, mis on meil eelmises kataloogis oli, praeguses kataloogis oli, meie teadsime seda juba augustis, meie saime juba seda siis proovida. Ja seal oli ka üks imeline toode, uus toode selles Novage'is, nimelt niatsinamiidi seerum. Nimi on keeruline, tulemus on lihtne. Ja meiega on liitunud Malle, kes on meiega olnud ja fännanud Oriflame'i tooteid täpselt samuti 28 aastat, kes käis meiega ka, olid ju Stockholmis ka, on ju? Olin Stockholmis. Kuule, Malle tantsis, temast on, ma arvan, need videodki üleval meil. Ma meil. igaks juhuks ikka küsin üle siin nii. Või Malle pepust ja jalgadest. Ja ma tean, me ennem siin rääkisime, et Mallele see toode ka hullult meeldib. Miks sulle meeldib Oriflame'i nahahooldus, miks sulle meeldib see toode? Ma olin ühte-teist enne Oriflame'i kuulnud näohooldusest. Aga need tooted, mida ma siis kasutasin, ausalt kelleltki ei olnud nõu küsida. See oli varem siis? Enne, jaa. Ja siis ma muidugi öökreem, päevakreem, ma ei tea näopuhastujast tegelikult suurt midagi. Ja igal juhul, kui ma hakkasin nende samade kreemidega näiteks kingi puhastama, kingad läksid murest kortsu. Nii et Oriflame'is oli tegelikult tõesti, nagu Sirje ütles, et uue mina leidmine, et vahepeal ütlen, et Inge, sa võid üles tulla. Et põnev maailm ja sa õpid tõesti iseenda eest hoolt kandma ja ei vaja kosmeetikuabi. Nii et võib ju tuttav kosmeetik olla, aga see on nagu selline lihtsalt kena mõnikord kohvi juua. Ja mis sa siis seerumi kohta ütled? Seerum on, ma kaifin tõesti terve rida tooteid, ma võin tõesti raamatu kirjutada, aga mis on selle seerumiga, ausalt, ma ise ka üllatusin, kui seda siis peale tilgutada niimoodi nagu apteegis.
sa näed tõeliselt, kuidas nägu kohe särab. Et see on nagu, ma ise ka üllatusin, et mulle sobivad väga paljud asjad, ma kaifin neid, aga sellega ma tõesti nägin, et mu nägu säras. No nii, just, ja ma arvan, et seda me tahame ju absoluutselt kõik, et ja see on päris kiire tulemus tõesti. Ja ma arvan, et mis iganes vanuses, et seda võivad kasutada nooremad inimesed, seda võivad kasutada küpsemad naised, et siuke vahva roheline, kohe nagu siuke, nagu ma ei tea, tekib siuke mingi värske looduse tunne, kui seda seerum, kui sa juba kätte võtad seda purgikest, on ju. Ja tõesti, ma ei tea ka mitte kedagi, kellele see ei oleks sobinud praegu, et väga rõõm kuulda, Malle, nii et aga võib-olla siin lihtsalt sellele ütlekski ju lisaks, et see on nagu lisahooldus, mis läheb selle komboga kokku, et millest juba eelnevad teised. Just, et vahel mõned küsivad, vaata, et või jääb nagu jutus segaseks, et antud toode on siis lisahooldus. Ja Malle, küsime sinu käest ka, et miks sa siis nii kaua oled meiega olnud? See on parim koht, kus olla. Igal pool mujal on igava võitu. Aitäh sulle, Malle. Aitäh. Nii, et on meil siin järgmine külaline ka valmis, Inge. Ja loomulikult on ka kõik võimalikke säratooteid, see imeline vedel, seerumist rääkisime ennem, aga see vedel huulepulk, mul on peal tõesti väga-väga vinge toode, väga hea pigmendiga, nii et leia see leheküljelt 69 praegusest kataloogist. Aga meil on siin Inge. Tere. Ja Inge, sa oled ka olnud meie jälgija siin päris pikalt. Miks sa jälgid meid? See on väga naiselik koht. Mis sa oled enda jaoks võtnud siit? No, mis mulle eriti meelde jääb, muidugi teie reisid, mida ma jälgin otse ülekandes. Need on väga põnevad. Esiteks mulle meeldib juba see, et teil hakkab juba hotellitoast pihta isegi natuke varem. Ja päriselt ka. Ja kõik on põnev sinna juurde. Glamuur, lihtne, samas on see lihtne. Ja mulle meeldib, et naiselik keskkond on. Ja mis on sinu lemmiktoode? Mulle oli eelnevat juttu ka juba siin räägiti, et see udupihusti, mis on lemmik. Näudu. Ja näudu. Kas Noveitšist või Velosofist? Meil on 2 näudu. See esimene Noveitšist, jah. Noveitšist. Ja vot see on tõesti praeguse kliimaga, nagu siin on, et tõesti -20 ja järgmine päev juba sulatab. Aga väga hea ja tunnen ka, et näonahk nagu armastab seda, et ta juba kohe tahab saada. Ja paistab, et sulle punane huulepulk ka meeldib. No see on Oriflame'i. No just. See ei ole mingi saladus. Et väga lahe, et meil on sellised julged naised. Fännitarid, absoluutselt. Aitäh sulle. Nii et siis Eerika võib vaikselt üles tulla. Ja mis meil siis siin HC naistega ikka on? Laivid, nagu tänagi. Ja need on meil muidu. Täna me oleme erandkorras reedel, muidu meil on need teisipäeva õhtuti ja kui meil oli ka lubatud, et me vaatame uude aastasse, siis uuel aastal, kallikesed, jätkame. Jätkame võib-olla natukene teisel moel, ikka teisipäeviti, aga räägin kohe siinkohal ära, igal esimesel kataloog on 3 nädalat, igal esimesel nädalal me kutsume külalisi, sest meile hakkas see meeldima, see tänane siin koos külalistega. Ja siis igal teisel nädalal me teeme minikoolituse mingist konkreetsest tootest või tootegrupist ja igal 3. nädalal me siis vaatame juba uusi tooteid, mida järgmine kataloog toob, sest kogu aeg on põnev, kogu aeg tuleb midagi uut selles ilumaailmas. Ja Oriflame'i tooted on tõesti pealaest jalatallani. Kas meil on Eerika ka siia üles jõudnud? Saad meil istet võtta, aga Karin, mida siis Eestis kõige rohkem müüakse, millist toodet? No üllatus. Mis te arvate? No naised, kirjutage, mis te arvate? Mis te arvate? Mis on top 1, top 2, top 3? No nii, naised ei ole nii nobedad kirjutama. Ja ChatGPT vist sellest ka ei aita, jah? Ei aita. Et ma pean ütlema, et see on Velosophy.
ja see on Velosophy naiste wellness pack. oo, bravo! Ja see on number 1 toode. Siis me oleme õigel teel, et ilu seestpoolt. Ilu seestpoolt. Number 2 on meil Astaxanthin. Toetab ilu seestpoolt edasi. See on ka, ja mina ütlen, et Astaxanthin on selline salajane relv, ilurelv, et väga huvitav on testida, et ka mina enne Oriflame'i tulekut Astaxanthinist polnud kuulnud. Sa kuuled igasugustest vitamiinidest ja kõigest, aga Astaxanthinist pole midagi kuulnud. Ja kui sa hakkad rohkem uurima, siis jah, kõik see immuunsuse pool ja kõik see muu pool, aga see, mida ta teeb nahaga tegelikult ja ilu ja annab su ilusse, see on võimas relv, et need naised, kes teavad, need teavad. Ja siis mulle väga meeldib, et Oriflame'is on sellised naised, kes hoolitsevad oma meeste eest, sest et number 3 toode on meeste wellness pack. Ja ma tean seda, et neid meesteljaid ei ole nii palju iseseisvaid. Ehk siis ägedad Eesti naised ikkagi tahavad ka, et mehed säiliks ja tuli välja ju statistika, et meeste see oodatav eluiga on ju alati väiksem, et mul on hea meel, et Oriflame'i naised on võtnud missiooniks, et nende mehed elaksid sellest keskmisest kauemalt. Ja siis tegelikult tahaks välja tuua number 4 ka, just sellepärast, et see on esimene toode, mis on nahahooldusest meil nagu topis ja need on Novetši õlikapslid, meie ikoonilised õlikapslid. Nii et jah, selline on meie siis top 3, et kui võtta naised, mehed kokku, siis ongi, et mahutame selle nahahooldusega sinna top 3 veel. Just, no väga äge. Vahepeal ütlen, et Anu võib meil ka trepist üles tulla, aga meiega on liitunud Eerika ja Eerikaga me täna hommikul just rääkisime sel teemal, et Eerika on ka just meestele soovitanud wellness backi oma, mis oli sul, klassivend või? Klassivend, jah. Just. Et see on nagu, ja mehed on eriti tänulikud. Naised nagu, noh, kuidas ma ütlen, et paljud ju kujutavad ette, et me määrime midagi pähe. Ma kogu aeg räägin, see on rangelt vabatahtlik. Mina söön ja soovitan sulle ka. Ja oma mehega oli mul selline lugu, et tema ju ei julgenud proovida, et krõbistab siin igast asju ja kujutad ette, ma ütlesin, et no ära proovi, et järsku aitab. Ja siis selle peale ta proovis ja kujutad ette, aitaski. Ja kui sa mäletad siis selle minu lapselapse okipoisi kohta, meil oli ju küsimus, esitasime sina vist või küsiti ju Rootsist järgi, et kas sportlased võivad neid tooteid tarvitada, see dopingu teema on ju igal pool väga kõva sõna ja siis toimusid uuringud ja siis tuli välja, et ka Rootsi suusakoondis kasutab neid meeste wellness backi tooteid, nii et müts maha. Jaa, aga Eerika käest tahtsin küsida veel seda, sest Eerika on meil kõikidel sündmustel ka olnud alati juuksenõuga abiks, sest Eerika on, kui palju aastaid juuksur oled olnud? No tänapäeval ma häbenen öelda, vanasti ma panin aastaid juurde. No aga sa siin Ahatse naistes võid julgelt öelda, sa näed nii laburne välja. Ma tänan. Eluaegne juuksur, ütleme peale keskkooli, paar aastat vaatasin nagu nüüd noored ringi, et mis nagu meeldib, enne kui ma sain oma eluunistust täitma, et see polnud lihtne saada juuksuritööd õppima too aeg. Aga siis... No ei ole lihtne ka püsida, et olla vormis. Tähendab et sul peab olema see klientuur ja ma ei tea, kuidas need tänapäeva noored, nad ei julge riskida. Nõukogude aeg muidugi see defitsiit, ütleme nii, andis meile ju megakoolituse, sul aju pidi kogu aeg töötama. Mida siis pähe määrida või? Mis värvi sa kokku segad, sest 2-3 tooni oli saada, kas terve linn ei saanud ju ühevärviline välja näha. Ja me teame, et Eerika aju töötab nagu koorelahutaja, aga mis sa meile siis, sa oled ka Oriflame'i juuksehooldustooteid proovinud, kasutanud ja soovitanud, et mida sa soovitad, kasutad?
Ma tahan öelda seda, et minu suureks rõõmuks on tulnud nüüd Oriflamil välja ka duoloogi sarjast kollase juuksetooni, see on siis meil lehekülg 145, mis võtab ära kollast pigmenti. Ja näiteks ma töö juures töötan ka Schwarzkopfi toodetega, seal on analoogid ja need on tunduvalt kallimad. Ja mina näiteks siis soovitan inimestel osta, et proovi. Minu suureks rõõmuks on tulnud välja ka täitepakendid, see on vist järgmisel. Et Oriflame mõtleb ka selle peale, et säästa loodust, säästa raha, et ei ole vaja nii palju pudelite peale raha raisata, aga kui nüüd minult küsida, kuna ma olen blondeeritud, lokitud, siis minu lemmiksari on eleoõlidega šampoon ja balsam ja seal on ka õli, eraldi juukseõli, mis ei tee raskeks, mis ei tee rasvaseks ja siis on meil ju siin, ma mäletan, kui me käisime Rootsis, kunagi, kui tuli see... Me oleme Rootsis nii palju käinud ja võeti, me käisime seal Juuksurite galeriis, võeti ju Oriflame, võttis punti spetsialistid ühesõnaga, kes olid siis toodete, ma räägin šampoonidest, nende väljatöötamise juures. Et see on nagu väga-väga suur asi, et tohutu kuulsad praktikud. Corinne Henrikson, kes oli siis ka ühtlasi HairX-i väljatöötaja, aga tahtsin öelda, et Eurovisiooni peajuuksur, mis iganes aastal. Aga vahepeal ütlen, et Anu, eks ju, meil tuleb üles ja Tiina ja Ingrid ka paneb valmis. Et ühesõnaga need on meil kontsentraadid, need Oriflame'i šampoonid ja see on nagu jällegi omakorda see... Mis see tähendab kontsentraat? Kontsentraat on selline asi, et ei tohi palju panna. Kui sa ostad poest selle šampooni, siis hinna järgi sa võid arvata, et Kuule, hinna järgi inimene ei oska midagi arvata, tal meeldib odav hind ja ongi kõik. Odav hind... Mõnel jälle pigem otsivad kallist. Seal odaval hinnal ei saagi olla midagi nagu sees. Aga meil, kuna meil on otsemüük, siis meie šampoonid on ikkagi super sootsa hinnaga. Kvaliteedi kohta. Jah, hinna ja kvaliteedi selle kontsentratsiooni kohta. Ja siis kindlasti paljud ei oska vaadata, meil on ka sellised spreišampoonid. Kui te lennujaamast vaatate, kui kallid on need šampoonid, mis on siis selliseks kergeks pesuks, kui sul on vaja kuhugi minna. Sa mõtled need kuivšampoonid? Kuivšampoonid, jah. Et meil on need 2 sorti, mina muidugi seda rohelist rohkem julgen soovitada. Nii et proovige, kes ei ole veel proovinud. Meil on nii suur tähelepanu pööratud juuksehooldusele, sest minu teada sina vist olid see, kes ütles, kuhu naistel kõige rohkem läheb raha. No see on üldteada fakt jah, et kõige rohkem kulutatakse oma juustele, nii et julgege ka ilusti neid Oriflame'i tooteid valida. Aitäh sulle, Erika! Ja meil siin oli juttu, Anu, oled sa meil siin? Ja tule meile siia külla ja meil oli juttu, Karin ütles, et siis kõige müüdum toode on meil Velosophy Wellness Pack ja ma tean, et Anu, sina oled olnud üks fänn. Miks sa fännad seda pakki? Jah, tõesti. Ma sattusin Oriflame'i seltskonda väga õigel ajal, täpselt siis, kui tulid vitamiinid. Ja siin räägitakse usaldusest. Mina lugesin läbi koostise ja leidsin, et see on usaldusväärne. Ma ütlen, mis su haridus on? Ma olen keemik, toiduainete keemik. Ta keemik, pange tähele. Ja tähendab, kuna see tõesti, see oli niivõrd usaldusväärne, see koostis, siis ma otsustasin proovida. Ja leidsin, et ta on parem kui kõik varasemad minu proovitud vitamiinid. Ja ega ma ei ole kade, ma soovitan teistel ka. Jaa, sest Anu tõesti, ma vaatan, et sul on nagu hullult suured tellimused, et kuidas sa siis teed, miks sul need nii suured on? No kõigepealt mul on päris suur pere. Nii. Nii, ma hoolitsen oma pere eest, abikaasa, lapsed, väimehed. Vaadake, kui mõistlik naine. Ja lapsed, nemad saavad seda laste vitamiine. No nii. Nii et tähendab, kuidas ma ütlen, minu meelest pole mõtet Oriflame'iga üldse tegeleda, kui siit vitamiine ei telli.
see on kuldsed sõnad. Aitäh, Anu! Ja tõesti, siit me kutsume Tiina meile siia järgmiseks, oled sa meil siin olemas? Ja tule võta istet ja Tiina on ka meiega olnud hästi palju aastaid ja Karin tõi välja ka siis teise kõige müüduma toote ja ma arvan, et seal on suur roll Tiinal, sest Tiina on minu arust täielik hull selle toote järgi. Mis see toode on, Tiina? Sõltlane. Imelist jõuluaega teile kõigile. Ja tõesti, minu number 1 toode üleüldse on Astaxanthin. Miks? Sellepärast, et nii kaua, kui see meil on olnud, siis varem oli see, et kui nohu tuli, siis ma testisin seda teepõli, paar tilka ninna ja aga terve selle aja jooksul, mis meil Astaxanthin on olnud, pole mul kordagi nohu olnud. Nii et ei ole nende uute variantidega saanud testida. Teiseks, grippi ei ole ka olnud. Ja ma olen kindel, et kui meil need 4 aastat või 5 aastat, mis see õudne haigus oli, siis ma arvan, et see hoidis ka selle ära. Peale selle, kui juhtub mingi eriolukord, siis mul 2 aastat tagasi oli silmaoperatsioon ja arst ütles, et silm ei taastu kindlasti endiselt, nii nagu ta oli. Mul oli võrkest täiesti lahti. Aga üllatus, viimane kord, kui ma käisin arsti juures, siis ta ütles, et rohkem pole vaja tulla ja see on taastunud nii, et ma sõidan ilma prillideta autoga ja ma arvan, et on sama tasemel, nagu ta oli. No super, siis me ka pole seda lugu kuulnud. Peale selle, jah, mul ema on nüüd 97, aga kui ta 95 oli, siis me käisime Veneetsias ja tema saab igal hommikul 2 Astaxanthini päki ja pluss 1 juurde. Ja palju sa ise, sest mõned võtavad see 30 kapslit ära 1 päevas, aga palju sina? Mina võtan 4 iga jumala hommik. Ja ma jätkan seda, sest ma arvan, et see on mind päästnud ja nii ta on. Ja hetkel on ju Astaxanthin, tähendab kataloogihind on 17,99, aga brändipartneritele 14,39. Vaadake, Tiinal on kõik need peas. Küsi muu toote kohta, kindlasti ei oleks vastust. Aga see on Tiina, mida ta fännab ja vaadake Tiinat, särav proua. Ma üldse ei hakka ütlema, mis number tal järgmisel nädalal kukub, aga tegelikult võib-olla sa ikkagi ütled või? No jah, kukub 70. See on nagu uskumatu, see on nagu vau. Ja ta kõnnib vanalinnas alati kontsadega. No, ja kuulsite, ilma prillideta sõidab autoga ka. Nii et Astaxanthin 4 vähemalt on täitsa hea kogus. Aitab vähemast ka võib-olla, aga jah. Võib-olla. Kunagi, kui ma tegin oma tiitlit, siis ma kuulsin, et Rootsi suusakoondis võtab 4 ja mul oli ka siis pingeline aeg ja mõtlesin, et ega ma siis kehvem ei ole. Absoluutselt. Koondisesse saada. Ei, ma tegin oma Safiiri siis. Nii et tõesti, ja sa oled, kui paljudele inimestele sa oled soovitanud? No, kellele ma üldse midagi soovitan, siis kindlasti aga mis arvudena pakud? Näiteks? No mingi umbes? No ikka mitusada tuleb kindlasti või rohkem. Ja, ma arvan, et 1000 kanti vähemalt. No jah, ma arvan ka. Nii et väga tore, sest kui te on olnud selline soovitaja nagu Tiina, siis ma arvan ka need 1000 inimest on kõik palju paremas vormis, kui nad ilma sinuta oleksid. Jah, mul lapselapsed ka tarbivad. Absoluutselt. Nii rõõm kuulda, aitäh sulle. Ja meil siin naised ka kirjutavad, tellisin just ka Astaxanthini, ei ole võtnud, aga nüüd läks põnevaks. Nii et täpselt nii on. Aitäh sulle, Tiina. Ja kutsume siia meil siis Ingridi. Oled sa meil ka siin üleval juba? Ja Ingrid on ka meie alumise korruse žüriiliige, esinaine. Ingrid toob meile ka siit kaunist jooki. Nii, vaatame, mis jooki Ingrid toob. Mingi roosa mull. Roosa mull. Vaatame. Nii et vaatame. Ja kes veel midagi tahab kommenteerida, siis viimane võimalus kommenteeri või küsi. Ja mis jook meil on siis? Võta mikrofon ka. Tere õhtust kõigile ja tõepoolest siin on väga eriline jook. Ja miks ta eriline on? Ta lõhnab imeliselt
ta maitseb imeliselt ja mis veel kõige parem on, ta aitab sind. Kuidas ta aitab? Velossofi tooteid ma olen 13 aastat nüüd kasutanud. Nad kõik on mind aidanud. Aga 13 aastat on minu vanusest edasi läinud, kui ma liitusin Oriflame'iga. Ei ole saladus, 52. Ja tahes-tahtmata tekivad mõned tervisehädad. Ja minul oli samamoodi, et kui ma käisin treppidest, mul põlved tegid krõnks ja krõnks. Väga huvitavalt. Aga kui ma olin ära joonud 20 pakikest, need ei ole suured pakid, need on väiksed, kohe võtan taskust välja. Nii ma ei tea, millisesse kaamerasse näitan. Selline pakike, ma olin 20 päeva siis tarbinud iga hommik seda ilusat võlujooki. Ja ma panin tähele, et mu põlved enam ei naksu. Siia ronisid ka üles päris käbedalt. On ju, ma käisin 2 korda. Ma käisin 2 korda veel, et tegelikult aitab ta siis nahka niisutada, nahka pinguldada, aga ka samamoodi liigestele, nii et minu arust väga ilus selline kingitus iseendale jõuludeks ja mulle on suureks eeskujuks Ester, tervitan sind all korrusel ja tema ütles ükskord lause, et tee iga päev endale, igast päevast endale pidu ja miks mitte, igal hommikul pokaalist väike tervisenaps, nii et ilusat jõuluaega ja terviseks. Ja terviseks, kallid naised, ja teil on kõigil võimalus, seda on praegu saada ju. Peaks olema, nii et teil on kõigil võimalus seda ka endale hankida, proovida, aga meil täna meie siis foto, kuidas öelda siis, konkursi võitja saab ka selle kollageenikarbi omale ilusti sobivasse kapikesse ja meie žürii esinaine annab siis meile teada, kelle te valisite. Ja, et meie valisime siis välja Tiina Mark. Nii. Palju õnne! Nii et Tiina Mark, sinule läheb kollageen teele. Kellele me raamatu saadame? Nii, ma saatsin sulle nime. Saatsid mulle nime? Vaata välja. Mul on siin kommentaarid jooksmas, nii et Tiina Mark Kullakene, sina saad siis ilusti selle imelise joogi ja sellest joogist me räägime uuel aastal lähemalt ja päris palju lähemalt ja päris palju, nii et meie uusaasta tuleb trendikalt roosa. Kas sa, Karin, tahad meile uude aastasse veel midagi lisada? See on hea küsimus, ikka tahan. Et nagu Helina ütles, et uus aasta tuleb trendikalt roosa ja kas siin tuleb kas see on see koht, kus tuleb trendidest rääkida? Ja. Väga hea. Et see roosa on väga äge trend, et tõesti, et ilumaailm on niisugune naljakas maailm, et ühelt poolt tundub, et see areneb mingi super mega kiirusega, aga teisalt, et kui sa hakkad sinna sisse puurima, siis tegelikult see vundament on kõik sama. Ja tegelikult see põhiasi, mis meid järgmises aastasse saadab, on see, et tegelikult ilu võrdub tervis. Et kui pole tervist, pole ilu. Ja kõik see, mida me tegelikult oleme rääkinud nii Oriflame'is kui ka teie HC naistes olete rääkinud, et ilu algab ikkagi ju seestpoolt. Ja samamoodi igal pool mujal maailmas, ilumaailmas, et see algab seest, sest et tegelikult nahk on ainult see väline peegel, mis peegeldab seda, mis sinu sees toimub. Mis toimub sinu soolestikus ja mis toimub sul siin, on ju. Et mitte midagi selles suhtes pole ilumaailmas muutunud. Ja teine asi, mis ilumaailmas võib-olla nii-öelda trendikas järgmine aasta on, jälle ära leierdatud teema, aga trend jätkub. Ikkagi me ihaleme seda, et me tahame olla igavesti noored. Ja kuidas ikkagi olla see säravam ja ilusam ja nooruslikum ja minu meelest siia see roosa jook sobib üli hästi, et ühelt poolt me hoolitseme enda eest välispidiselt, meil on need ilurutiinid, me rääksime Novage'ist ja väga selline jälle sellest aastast kaasa tuleb trend ja see tuleb tegelikult sellisest Korea kosmeetikast, see klaasnahk, millest me oleme Oriflame'is ka rääkinud ja et see klaasnahk ei ole ainult 20. teema ega ka 30. teema, aga näiteks 40-50 see klaasnahk tähendab seda, et sa niisutad oma nahka ja nagu Katrin ütles ka siin kenasti, et ta on vahetanud oma nii-öelda suvise kreemi
natuke tummisema kreemi vastu, siis see, kuidas selline küpsem nahk saab seda nii-öelda ilusat klaasjat nahka, ongi see, et puhasta koori ja niisuta, et ära hoia niisutusega tagasi samamoodi see roheline seerum, mis meil oli. Et need on need võib-olla 2 märksõna ja ma tean, et te tahate midagi crazy't ka. midagi crazy't, mida Oriflame võib-olla ei paku, aga midagi crazy't, mis ilumaailmas hakkab siis nagu pead tõstma ja on pead tõstnud ja isegi ma nägin selliste siukeste kallimate brändide puhul juba neid tooteid, on see, et ilumaailm on selline huvitav nutikas maailm, et seal genereeritakse tooteid vajaduspõhiselt, et kus on auk, sinna see toode ka genereeritakse. Ja viimaste aastate see nagu auk on see, et hästi palju on hakatud kasutama siis igasuguseid kaalulangetustooteid, Ozempic ja kõik muud. Ja ühelt poolt on see tore ju, et inimesed leiavad lahenduse oma igavesele kaaluprobleemile ja ma räägin siin ravimitest. Aga teisalt, et kui sa väga kiiresti kaalust alla võtad ja eriti peale võib-olla siuke 40. eluaastat, siis juhtub see, et kaalust võtab alla ka sinu nägu. Ja täheldatud on uuringutes seda, et tõesti ka need kaalulangetusravimid mõjutavad ka siis näo seda nii-öelda, et meil on kõigil mingi rasvakiht ja need mõjutavad ka näorasvakihti ja ongi maailmas selline termin nagu Ozempic face tulnud. Ja ega kosmeetikafirmad on hästi nutikad ja kiiresti on tulnud ka lahendus Ozempic face'ile, ehk siis selline crazy toote kategooria, mis siis tegelikult kasvab, ongi need tooted, mis siis peaksid leidma lahendusi Ozempic face'idele. Ja siis ma uurisin natuke, et mis seal sees siis on ja ega seal midagi muud ei ole kui head C-vitamiin, retinool, et siis ikkagi anda elu sellele nahale, mis on siis vajunud kortsu. Ja võib-olla selline teine crazy idee või mõte või et kuhu siis areneb kogu see ilumaailm on siis see, et kui me nagu oleme harjunud, et okei, retinooli paneme näo peale, siis väga uus ja äge trend on kehahooldustooted retinooliga, et meie keha ka vajab. Ja mina ütlen siin ühe nipi nendele naistele, et ei ole vaja ennast osta siis väikest seda retinooli Oriflame'i purgikest ja hakata seda siis üle keha määrima, on ju. Et need selleks on teisi tooteid. Aga kui sa paned seda retinooli endale näo peale, siis alati need käed jäävad ju retinooliseks natuke, et see on päris siuke tummine, on ju. Siis tee niimoodi oma käe selgadele. Sest et üks asi on naise vanuses on nägu, näo eest me hoolitseme, okei, kaela me oleme ka saanud korda, dekolteega ka juba nagu, oleme jõudnud sinna. Aga ja kui inimesed käivad ennast süstimas ja teevad mingeid iluoperatsioone, siis alati saab aru selle järgi, kui inimene on midagi ekstreemset teinud, kui sa vaatad inimese käsi. Sest et käed reedavad tegelikult naise vanuse. Nii et nipp Oriflame'i naistele, kõik näohooldustooted, mida panete näo peale, seerumid, ka see roheline seerum. Kui jääb üle käe peale, ära pese maha, ära pane rätikusse, vaid siia käe selgade peale. Ja ma ei tea, mul on päris hästi. Just. No super luks, ma arvan, et nippide nõuannetega siis sellega me lõpetame ja see oli väga hea piilumine uude aastasse. Kõigest sellest siis räägime aina lähemalt, aga Ingrid siis meie žürii esinaisena, kellele läheb sina raamat? Ja sina raamat läheb Ilme Klaasile, kes kirjutas, et raamat Sina ja Novage kombo on tal kasutusel ja tal küsitakse tema käes, et kuidas ta nii hea siis välja näeb ja vastus on üks ja sama. See peab olema järjepidev. Just, nii et super luks, aitäh ja žürii tööle, aitäh teile kallid naised, kes te olete igal teisipäeval meiega, kes te olite täna meiega, kes te meid järgi vaatate, kuulate ja kui sa veel ei ole meiega, siis liitu meiega, võta ühendust meie kaunite naistega, kes meil siin täna käisid, võib-olla sa nii mõndagi tunned siit, nii et või saad siis tuttavaks, vaata järgi, leiad need naised kõik siit ka ja tõesti ole kaunis, lihtsalt, lõbusalt ja tulemuslikult. Ilusat aastalõppu sulle ja me kohtume uuel aastal. Ilusat aastalõppu! Aastalõppu!